WorldSkills Leipzig 2013 on ülemaailmne, kui võib öelda, siis lihtsamini kutsehariduse olümpia. Et meil on siin 55 riiki, 1046 osalejat, kes siis panevad proovile kõik oma erialal. Eesti konkreetselt siis on 10 võistlega siin ja 8 erialal. Nad siis need võistlevad 4 päeva ja iga päev on neile antud konkreetne etapp, mille nad peavad ära tegema ja siis neil on võistlusülesanded. Näiteks maastikuehitajad peavad kujundama aia, mehhatroonikud teevad tootmisliini, Tisleril oli siis kapp, ehitusviimistleja dekoreeris seina ja siis tapeetis, siis infotehnoloog pidi üles panema IT-süsteemi suurettevõtte jaoks ja trükkallil siis oli konkreetselt simulaatorid ja siis trükkimine ja värvikoodide seadmine ja nii edasi. Selle ürituse mastaap on see, et pealtvaatajaid on 200 000 olnud ligikaudu. Ruutmeetrid üldse, kus see üritus toimub, on 129 000 ruutmeetrit, mida läbi kõndida. Et keskmiselt Eesti meeskonna tiimliider teeb päevas 49 000 sammu ja kui mõtelda veel siis rahva mõttes siis avamisel, kui sellisel tseremoonial oli 8000 inimest kohal, et see on suhteliselt nagu, mis ma ütlen, et suurem kui Eurovisioon. Külalisi Eestist on kohal 200 kanti, et meil on koolid, meil on ministeeriumi, Haridus-Teadusministeeriumist inimesed, Innove esindajad, ja tööandjatest ka, et kõik sellised olulised pooled on esindatud ja elavad kaasa meie noortele ja vaatad, kuidas neil läheb. Samuti on ka selline networking koht, et suhelda siis teiste maade sama ala esindajatega. Et noortele just osalemine on selles mõttes kasulik, et kui tavaliselt minna kooli, siis nad õpivad ainult ühe õppekava järgi, aga siia tulles nad teevad selle ekstra pingutuse, et nad saavad midagi laiemat ja juba see proovilepaneku moment, samamoodi see, et nad tulevad siia, nad saavad vaadata teiste maade töö, kultuurikeskkonda, nad saavad suhelda, sama erialade esindajaga võib-olla ka nippe vahetada. Samas ka tööandjate puhul, et kui sa siit ikka hea kohaga välja tuled, siis tööandjatel on midagi ette näidata. Laiemas mõttes ma arvan, et sellega me saame asetada ennast suhteliselt ka kutsehariduse maailmakaardil, et siin on just see koht, kus saab võrrelda riigiti tasemeid ja samamoodi ka see, et kuidas ma ütlen, jällegi see networking koht, et kas leida endale partnereid ja selline koht. See ei ole kindlasti mitte käsitöö, mis siin tehakse, vaid see nõuab palju mõtlemist, ettevalmistus. See ettevalmistusperiood on sageli aasta, 2, tihendad treeningud, need juhised, sa pead oskama seda projekti ülesannet lugema, kõik on inglise keeles, hinnatakse ka suhtlemisoskust, sinu, kuidas oma töökeskkonda korras hoiad, et see pole kindlasti mitte lihtsate killast ülesanne, vaid see on juba edasi jõudnutele ja suhteliselt suurt treeningut vajab ja samamoodi ka niisugust väike fännlust omale erialale, et sa lihtsalt sa pead nii palju enda vaba aega sellele panustama, et sa pead olema oma valdkonna fänn. Kindlasti mitte niisama, kui sa mõtled, et sa oskad kruvi seina lüüa ja plaati panna. Kindlasti sa, näiteks meie plaate konkreetselt selle võistluse jooksul on teinud 500–700 kõverlõiget, mis on väga raske, et temast konkreetselt pidi plaatima Saksamaa siis kontuuri ja siis Berliini väravaid ja see ei ole mitte algajate ja võib-olla koduhobi korras töömeeste töö. Ja kõige olulisem lisaks matemaatikaoskusele on ka veel lugemisoskus ja suhtlemisoskus. Kui sa ikka ülesannet korralikult läbi ei loe ja aru ei saa, mis sul tahetakse, siis sa ju paned suhteliselt alguses puusse, aga iga sekund on oluline.